Vahepeal on ka nii, et ei tule nagu mõtteid, millega või kellega koostööd teha või mis asutusi kaasata, siis on hästi hea käia erinevatel koosviibimistel või koolitustel, kus siis näha, mida teised mõtlevad, mida teised räägivad, kuidas keegi teinud on, et see annab ka uusi mõtteid iseenda tegemistele. Seda poodi ei oleks siin füüsiliselt kohapeal olemas enam aastaid, kui ei oleks väga hästi toimivat ja väga hästi Pireti poolt hallatavat Facebooki ja väga kiiresti ja väga ausalt toimetavat e-poodi selles mõttes ka, et see nõuab nagu väga palju tööd, eks ju, hallata seda niimoodi, et ei oleks nüüd pettunud kliente, kui sa iga päev peaksid siin nagu koha peal olema, eks ju, ainult selle kohalike ostjaskonnaga või ütleme see, kes siin koha peal käib, siis ma usun küll, meid ei oleks. Turunduse tähtsust tänapäevases ettevõtluses armastame ilmestada näitega. Väga hästi turundav ettevõte saab hakkama isegi siis, kui nende toode või teenus on keskpärane või koguni halb. Küll aga ettevõte, kellel on väga hea toode või teenus, kuid ta ei oska seda turundada, läheb tõenäoliselt pankrotti. Kuna põhiklientuur on ikkagi Tallinnast, siis et jõuda nendele lähemale on need toiduringi ideed. Toiduring on põhimõtteliselt selline asi, et suhtlen klientidega, lepime kokku kuupäevad, kogused ja siis ma sõidan nende juurest läbi. Pakin auto kokku ja lähen oma kaubaga sinna. Veeraküünlad on valmistatud naturaalsest sojavahast. Sinna lisatud hulgaliselt häid lõhnavaid eederlikke õlisid. Ning kõigele sellele lisaks on meie küünaldel innovaatiline ja kodumaine puidustaht. See puidustaht on andnud meie ettevõttele selge konkurentsieelise. Ja tänu Tallinna Tehnikaülikooli teadlastele ja meiepoolsele ideele oleme me Euroopas ainukesed puidustahitootjad. Tänastele ettevõtetele ma ei oskagi midagi targemat soovitada, et lootke noorema põlvkonna peale. Kui vähegi võimalik, proovige neid haridusteid rahastada ja et inimesed saaksid võimalikult kihvti kogemuse kuskil mujal Eestist väljas. Ja siis tuleksid selle kogemuse ja teadmisega tagasi ja hakkaks nagu asju teistmoodi üles ehitada.